Et armu ja rahu, armas kogudus. Teeme alguses ühe palve, ja issand, me palume, et see jutlus ja see sõnadus, mis tuleks, et see oleks sinu poolt juhitud, issand. Ja kui siin on midagi inimlikku, siis issand, see kaoks ja juhi ja võta need sõnad üle, issand. Jeesus Kristuse võimsal nimel. Amen. Et ma tükk aega palutasin, et mis ma üldse rääkida pean, ja siis tuli nagu paar asja, mida võiks rääkida. Oota, mis siit. Et kõigepealt alustame siis kirjakohaga. On siin Psalm 112 on üks lemmikumaid salme. Halleluuja, õnnis on mees, kes kardab Jehoovat, kellele väga meeldivad käsud. Võimsaks saab tema seeme maa peal. Õiglaste sugu õnnistatakse. Vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka. Pimedusest tõuseb õiglastele valgus. Armuline ja halastav ja õige. Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses, sest ta ei kõigu iialgi. Igaveseks mälestuseks jääb õige, ei ta karda õnnetuse sõnumit. Tema süda on kindel, ta loodab Jehova peale. Tema süda on toetanud, ta ei karda mitte, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi. Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele. Tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrgel au sees. Õel näeb seda ja saab pahaseks ja kiristab hambaid ja nõrkeb. Õelate igatsused lähevad tühja. Amen. Ja siis on neid veel kirjakohad. Markuse 4, 21-34. Ja ta ütles neile, kas küünal tuuakse selleks, et panna teda vaka alla või voodi alla? Kas mitte selleks, et teda panna küünla jalale? Sest midagi ei ole varjul muu jaoks, kui et ta saaks avalikuks ja midagi ei ole peidetud muu jaoks, kui et ta tuleks ilmsiks. Kui kellelgi kõrvad on kuulda, see kuulgu. Ja ta ütles neile, pange tähele, mida te kuulete, mis mõõduga te mõõdate. Sellega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. Sest kellel on, sellele antakse ja kellel ei ole, sellelt võetakse see, mis tal on. Ja ta ütles, nõnda on Jumala riik, otse kui inimene viskab seemet maa peale ja heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval ja seeme tärkab ja sirgub, nõnda, et ta isegi ei tea, kuidas, sest maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees. Aga kui vili on valminud, saadab ta seda maid sirbi sinna, sest lõikus on käes. Ja ta ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või missuguse tähendamissõnaga me seda tähendame. Sinepi ivekesega, mis on, kui see maha külvatakse, väiksem kui kõik muud seemned maa peal. Kui see on külvatud, tõuseb ta ning saab suuremaks kõigist taimedest ja kasvatab suured oksad, nõnda, et taevalinnud võivad pesitseda ta varju all. Ja mitme niisuguse tähendamissõna rääkis ta neile sõnu sedamööda, kuidas nad suutsid kuulda, aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi. Ja isepäinis ta seletas jüngritele kõik ära. Amen.
Siis on veel Miika 7. Miika 7, 5-13. Ja ärge uskuge ligimest, ärge lootke sõbra peale. Hoia oma suu uksi selle eest, kes su kaisus magab, sest poeg põlgab isa, tütar tõuseb ema vastu, minija ämma vastu, inimese vaenlasiks on ta omad kodakondsed. Aga mina vaatan Jehova poole, mina ootan oma päästet, Jumalat. Küll mu Jumal kuuleb mind. Ära rõõmutse minu pärast, mu vaenlane. Kui ma langen, siis ma tõusen üles. Kui ma istun pimeduses, siis on Jehova mulle valguseks. Ja ma tahan taluda Jehova viha, sest tema vastu olen ma pattu teinud. Kuni ta seletab mu riiu asja ja teeb mulle õigust. Tema toob mind valgusesse, ma saan näha tema õiglust. Siis mu vaenlane näeb ja häbi katab seda, kes mulle ütleb, kus on Jehova su Jumal. Mu silmad saavad kahju rõõmsalt temast näha, et nüüd tallatakse teda nagu uulitsapori. Päev su müüride üles ehitamiseks, see päev on ammu määratud. Sel päeval tullakse su juurde Assurist Egiptuseni, Egiptusest Vrati jõeni, merest mereni ja mäest mäeni. Aga maa tehakse lagedaks ta elanike pärast, nende tegude vilja pärast. Siis ma loen selle kirjakoha, kus see jutlus pihta hakkab. Heebrealaste 12, 18-29. Sest ei ole astunud käega katsutava ja tules põleva mäe ligi, ei pimeduse ega pilkase pimeduse, ei maru, ei pasuna, helina ega niisuguse sõnade hääle ligi, mille kuuljad palusid, et neile sõna enam ei räägitaks, sest nemad ei suutnud taluda seda keeldu. Isegi kui üks loom peaks puutuma mäe külge, siis visatagu ta kividega surnuks. Ja nii hirmus oli see nähtus, et Mooses ütles, ma olen ehmunud ja värisen. Vaid te olete tulnud Sioni mäe ligi ja elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde ja lugematu hulga inglite juurde. Ja esmasündinute piduliku kogu ning koguduste juurde, kes on kirja pandud taevasse, Jumala kõikide kohtumõistjate juurde, õigete ja vaimude juurde, kes on saanud täiuslikeks, ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde ja piserdamisvere juurde, mis paremini räägib kui Aabeli veri. Katsuge, et teiegi teda ei hülga, kes räägib. Sest kui ei ole pääsnud need, kes maapealse kõneleja hülgasid, kui palju vähem pääseme meie, kui me pöördume ära temast, kes on taevastest, kelle hääl tookord pani kõikuma maa, aga kes nüüd on tõotanud ja ütelnud, veel kord ma panen värisema mitte ainult maa, vaid ka taeva. Ent see veel kord näitab, et see, mis kõigub, peab muutuma, sest ta on loodud, et püsiks see, mida ei saa kõigutada. Seepärast saades kuningriigi, mis ei kõigu, olgem tänulikum ja teenigem seega Jumalat tema meelt mööda, pelglikuse ja aukartusega, sest meie Jumal on hävitav tuli. Lugesin neid kirjakohtasid ja siis mõtlesin, et millest rääkida ja siis oli mul kapi peal selline raamat nagu Millenniumi sõnumid, David Wilkerson. Ja ma loen siit mõningad kirjakohti, mis mind väga puudutasid. Mitte muidugi tervet raamatut, aga mõningad kirjakohti. Miks ei ole palju enamatel kristlastel osadus lähedast suhet Issandaga?
arvukad hulgad Jumala lapsi teavad kas vähe või mitte midagi elust osaduses temaga. Miks see nii on? Usun, et niisugustel kristlastel on puudulik moonutatud pilt oma taevasest isast. Meenutan Jeesuse tähendamissõna sulasest, kes mattis oma talendi, kuna tal oli moonutatud ettekujutus oma peremehest. See sulane ütles: Isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene. Mattiuse 25:24. Samamoodi mõtlevad ka tänapäeval paljud usklikud. Pole mingit võimalust, et Jumal võiks kunagi minu ümber tantsistleda, rõõmutseda ja laulda armastusest. Ma olen ikka ja jälle teda armetult alt vedanud ja tema nime häbistanud. Kuidas ta saakski mind armastada ja veel niisuguses heituses nagu praegu? Ma olen kohanud perekondi, kus lapsed on pelglikud oma karmi väiklase isa juuresolekul. Nad mängivad rõõmsalt, siis kui isa pole kodus, ent niipea kui ta uksest sisse astub, jooksevad nad ruttu ema juurde ja poevad tema põlle alla. Ma pole näinud neid kunagi isa lähedal, välja arvatud siis, kui ta neilt midagi nõuab. Nad ei roni iialgi isa põlvedele ega taha sülle. Neil on tema läheduses hirm. Usun, et see on üks oluline põhjus, miks nii paljud kristlased ei taha läheneda oma taevasele isale. Nad pelgavad, kui ta neid endale lähemale tõmbab, kuna arvavad, et nad on pahandust teinud. Neid närib pidevalt tunne, et nad on jätnud kooletusse oma kohustused, olnud vaimulikud laisad ja teinud kõike valesti. Nad on kindlad, et Jumal on hävitav tuli. Just seesama eelneva kirja koht sellest rääkis. Ja see on mind ka väga palju kõnetanud, et ta on tõesti hävitav tuli ja teda tuleb karta. Ja mis on valmis neid süüdistama ja hukka mõistma. Sellised kristlased mõtlevad, Jumal on mulle juba nii palju kordi andeks andnud, et ma ei saa enam tema poole pöörduda. Ta ajab mu minema. Ma olen jõudnud tema kannatlikkuse ja andeks andmise viimase piirini. Ei, Jumal ei aja mitte iialgi mitte kedagi ära, kes kahetsedes tema poole pöördub. See ei ole tema loomuses. Me ei saa oma taevas isa mõõdupuuks võtta oma maapealsed isasid. Tema ei ole niisugune. Küsimus meile kõigile täna on, kuidas on võimalik, et me ei taha olla isa lähedal, kes kirjutab meile armastuskirju, kes ütleb, et igatseb olla koos meiega, kes on alati valmis meid oma embusse haarama, kellel on vaatamata meie rumalusele, meie suhtes ainult head kavatsused, kes kinnitab meile, saatan võib teile öelda, et te olete tühised, et mina ütlen, et te olete minu rõõm. Meie tahtmatus uskuda tema sõnu, aktsepteerida ja vastu võtta tema imepärast auhiilguse ilmutust, see hoiab meid eemal osadust temaga. Siis on veel mõned lõigud sellest samast raamatust. Ilmutus Jumala aust sõltub täielikult meie osadusest temaga. Paljud kristlased räägivad lähedasest suhtest issandaga, temaga koos käimisest, tema tundmisest ja sõbrasuhtest. Aga meil ei saa olla tõelist osadust Jumalaga, kui me ei võta vastu oma südameisse täielikku ilmutust tema aust, armust ja halastusest. Osadus Jumalaga koosneb kahest asjast, isa armastuse vastuvõtmisest ja vastuarmastusest. Sa võid kulutada iga päev tunde, kinnitades Jumalale palves, kui väga sa teda armastad. Aga see pole osadus. Kuni sa pole vastu võtnud tema armastust, ei ole sul osadust temaga. Sa ei või evida lähedast suhet issandaga, kui sa pole veendunud tema armastuses sinu vastu. Psalmist jutustab meid, julgustab meid tulema sisse ta väravaist tänuga tema õuedesse kiitusega, laul 104. Mis on niisuguse ülistuse ja tänu põhjus ja mispärast on meile esitatud kutse nii tungiv? Seepärast, et meile näidakse, missugusele Jumalale me läheneme, sest Jehova on hea, tema heldus kestab igavesti, tema ustavust põlvest põlve. Laul 105. Ma tean,
Et kui tulen oma issanda juurde, ei kohta ma ranget nõudliku ägestunud isa. Ta ei oota mind kortsus kulmul, igatsedes mulle korralikku nahatäit anda. Ta ei loora mu samme, oodates, et eksin, et siis öelda, tabasin su teolt. Jah, paraku on nii, et kasvasin ka üles vägivaldses peres ja seal alati ma kartsin isa, et ta tuleb ja sõimab mind täis ja annab võib-olla keretäie või mitte alati selle eest, et ma olen selle ära teeninud, vaid et ta ei osanud ennast kuidagi talitseda ja siis kurjad vaimud tulid ligi ja et see ei ole kindlasti armastus. Ja siis ma kartsin nii isa kui hiljem ka teatud inimesi. Ja see hirm on mind nagu kogu elu saatnud. Aga võin öelda, et siin koguduses ja siin käies ja osaduses olles ja vendadega koos on läinud ikka asjad oluliselt paremaks. Et kui on mingid hirmud ja isegi öösel või midagi, siis on nende vastu sõidelda ja et kui ma siia ilmselt ei oleks jõudnud, siis ma ei tea, kus mu elu oleks lõppenud. Kuigi ma sain Jumala lapseks ja käisin ka kogudusest, aga seal ei olnud sellist lähedast suhet, mida tegelikult Jeesus tahab ka oma palvekambris ja vendade õdedega. Ja ta vaatab ka meie armastustegusid ja seda ta vaatab tegelikult päris palju. Et see kirjakoht, mis ma siit veel edasi loen, see mind täna nagu väga puudutas. Et ma loen edasi siis, et ei, ma tulen isa juurde, kes on ilmutanud end mulle puhta tingimusteta armastusena. Ta on lahke ja hooliv ning igatseb vabastada mind kõikidest muredest ja koormatest. Ja ma tean, et ta ei pööra mulle iialgi selga, kui ma teda kutsun. Seepärast sisenen ma tema väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ma olen tänulik selle eest, kes mu Jumal on. Ta hoolitseb kõige eest, mis minusse puutub. Vaid vähesed usklikud on haaranud usus kinni Jumala armastusest nende vastu. Nad elavad tormi ootuses, hirmus ja meeleheites ja lootus on nende südames. Hingitseb vaevalt või on täiesti kustunud. Nad ei saa aru, miks neil pole ülevoolavalt elu, miks neis valitseb niisugune rahutus ja segadus. Ma olen ka tundnud seda, et kui ma Jumalale ei ole meelepärane ja ei ole siin patte üles tunnistanud ja ei ole, siis ma tunnen, kuidas tekib rahutus ja tekib segadus ja tekivad igasugused mõtted, mis ei peaks seal olema. Sellised ekslikud mõtted nii-öelda. Ja lugesin ka sellest John Wesley jutlustest, et ekslikud mõtted on tegelikult, siis sa oled Jumala teenija, kui sa mõtled ekslikuid jutmeid, sa ei ole üldse Jumalas. Et see oli minule nagu vapustas seda, et tegelikult ma olen ise ka igatsunud, et mu mõtted oleksid Jumalas, mitte mingisuguste muude maailma asjade üles, aga paraku nad kipuvad nagu tulema. Et igatsen seda, kui ma teen tööd näiteks ja on ainult Jumala mõtted. Et Margus on ka siin öelnud ja siin vennad, et see on võimalik ja ma usun, et see on võimalik ja see üks päev tuleb. Aga jah, siis loen siin natuke veel edasi. Nad ei saa aru, miks neil pole ülevoodavalt elu, miks neis valitseb niisugune rahutus ja segadus. Nad mõtlevad sageli, ma palvetan iga päev ja loen oma piiblit. Ma näitan Jumalale kogu aeg, kuidas ma teda armastan. Miks siis mul ei ole rahu ega puhkust? Sellepärast, et nad pole üldse aru saanud, et Jumal armastab neid. Et see lõikas kuidagi täna nagu eriti sisse. Nad ei ole taibanud, et vaatamata kõikidele nende nõrkustele ja ebaõnnestumisele valvab nende taevanisa kõige üle, mis nendega toimub. Et oma elust võin ka öelda, et nii palju, kui ma olen palvekambrist palvetanud ja põled maas hoidnud, siis kõik raskused, mis on seal töö juures või
oma elus enamasti küll tööga seotud. Kõikidele on vastatud ja on kõigest läbi viidud. Et näiteks selle koroona ajal ma ei teinud vaktsiini ja sellest sain läbi. Kõik naersid, irvitasid seal töö juures, aga viimasel päeval ma ei teadnud, kas ma tööle lähen, et siis Margus ja need vennad paletasid ja siis sain. Ma ei teadnud, kas ma homme tööle lähen ja siis ma andsin kõik lumale kätte ja siis ülemus saatis sõnum, ütles, et homme võid tööle tulla. Et selline Jumalat me teenime. Ja siis tahetasin lahti lasta paar aastat tagasi, kui need ninasarvikud surid seal loomajas. Oli tohutu koormus peale ja ma ei tahtnud tööle minnagi. Ikka Jumala armust. Ja siis see praegune ülemus, kes nüüd tuli, ütles, et tead Rene, et inimesed tahtsid sind lahti lasta, aga ma ütlesin, seda meest sa lahti ei lase. Kes seal siis on? See on elav Jumal. Ma ei usu, et ta ei ole usklik ega midagi, et ta ei... Jeesus tuli tema sõnadesse, et ja siin ka, kui on mingid asjad, siis hiljem tulnud. Aga kõik nad on tulnud sedasi, et ma olen ahastuses, ma olen nüüdnud Jeesust appi ja on tulnud päris kiirelt, on tulnud vastus. Et tasub öelda Jeesust appi. Ta tuleb appi. Ta tahab meid aidata. Siis siin oli veel... Et siin on võimatu pääseda issandaga osadusse ja lähedusse, suhtesse enne, kui me usume ja aktsepteerime teda, kes on täis armastust, kannatlikkust, lahkust meie suhtes. Siinkohal sa ehk mõtled, Jumal ei rõõmusta igal juhul kellegi üle, kes elab ikka veel patus. Ma ei suuda möönda, et ta armastab mind, kui ma jätkan oma patuseid eluviise. Niisugune mõtlemine pole kaugel pühaduse teotusest. Jah, Jumal armastab oma rahvast, ent ta ei armasta nende pattu. Piibel ütleb, et ta noomib igat sõnakuulmatut last, ent teeb seda suure kannatlikkusega. Ja alati, kui ta on meid noominud, annab tema vaim meile märku, missugust vastumeelsust tunneb ta meie patu suhtes. Läbi kõige selle jääb aga Jumala armastus meie vastu muutmatuks. Tema sõna ütleb, mina Jehova ei ole ennast muutnud. Ja isalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju, Jakobuse 1.17. Ma olen Jumal, aga mitte inimene. Hosea 11.9. Jumal kinnitab, et tema armastusel ei ole tõusu ja mõõnaperioode nagu meie omal. Meie armastus on heitlik, olles kord kuum ja äge, kord leige, kord lausa külm. Nii nagu jüngrid oleme valmis ühel päeval Jeesuse eest surma minema, teisel aga salgame tema, jookseme ära. Me võime Jumalale kinnitada, et usume, et ta täidab kõik meie vajadused, hoiab meid langemast. Aga see pole veel osadus. Küsimus on selles, kas me usaldame täielikult tema armastust meie vastu. Kas me oleme saanud tema armu ilmutuse ja jäänud sellesse? Kas tema armastus meie vastu on juurdunud meie südames? Ma pean sinult küsima, kas sa võid kinnitada, mu taevanisa on minusse armunud. Ta ütleb, et ma olen armas ja meeldiv tema silmis ja ma usun teda. Ma tean, et mis tahes minuga ka ei juhtuks, missugustesse kiusatustesse ja katsumustesse ma ka ei satuks. Ta päästab mu alati. Ta on alati mu kohal, varjates ja kaitstes, et ma häda ei saaks. Ta on alati mu vastu lahke ja õrn. Siit algab tõeline osadus. Me peame olema jätkuvalt veendunud Jumala muutumatus armastuses meie vastu ning talle näitama, et usume seda ilmutust tema kohta. Johannes kirjutab, ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse. 1. Johannese 4.16. Ainuüksi see veendumus võib parandada su hinge. See on su ainus relv kuradi vastu, kes valetab, et sa oled liiga tähtsusetu, et palvetada või läheneda Jumalale.
Enda veenmine selle fakti tõesuses on ainus tee avada end tõelisele osadusele Jumalaga. Kui sa oled olnud armunud, siis sa tead, millest ma räägin. Kujutle abikaasat, kes on lootusetult armunud oma naisesse, ent peab oma töö tõttu enamiku aja kodust kaugel viibima. Ta räägib telefonis oma kaasaga igal õhtul ja aeg-ajalt helistab koju ka päeval, et jätta automaatvastajale sõnum. See kõlab enamasti umbes nii: tere kalli, tahan sulle öelda, et mõte sellest, et sa oled olemas ja armastad mind, annab mulle jõudu. See on nagu energiasüst, mida vajan terveks päevaks. Ma tean, et mul on ees raske tööpäev, aga ma lugesin just su kirja. Ja seda rõõmu. Ainuüksi teadmine, et sa mõtled minule, teeb mu õnnest pööraseks. Niisugune armastus on taevane sel isal sinu vastu, usalda teda. Ja see on... Tõeline armastus väljendub kahes asjas: hingamine ja rõõmutsemine. Prohvet Sefania ütleb midagi hämmastavat armastuse kohta, mis on Jumalal meie vastu. Ta kirjutab: Jehova sinu Jumal on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmutseb sinu pärast üpris väga, ta hingab oma armastuses. Ta tunneb õisates sinust rõõmu. Sefania 3:17. See salm annab meile 2 tähtsat põhimõtet Jumala armastuse kohta meie vastu. Jumal hingab oma armastuses oma rahva vastu. Heebrea keeles väljend ta uuendab oma armastust kõlab: ta on vait oma armastuse tõttu. Jumal tahab öelda: ma olen leidnud oma tõelise armastuse ja ma olen täiesti rahul. Ma ei pea enam otsima, ma ei kahtle. Olen end teostanud sellest vastastikuses suhtes, mis ei võta oma armastust tagasi. Mu armastus on oma koha leidnud. Sefania ütleb meile: niisugune on Jumala armastus sinu vastu. Ta tahab, et sa teaksid: ma olen leidnud, mida ma olen otsinud. See oled sina, sa teed mulle suurt rõõmu. Teiseks, Jumalal on hea meel oma rahva üle. Sefania kuulutab: ta tunneb õisates sinust rõõmu. Sefania 3:17. Teisisõnu, Jumala armastus sinu vastu on nii suur, et see toob tema huulile laulu. Rõõmutsema tähendab tundma rõõmu ja naudingut. See väljendub kõrgemaid naudingut ja armastust. Heebreakeelne sõna, mida Sefania siin kasutab, on tripudiare, hüplema ekstaatilises rõõmus. Kas sa oskad oma kujutluse manada pilti taevasest isast, kes armastab sind nii väga, et ainuüksi mõte sinust paneb ta rõõmust hüppama? Kas sa võid vastu võtta tema sõnu, et ta armastab sind juba enne, kui maailm loodi, enne kui inimkond eksisteeris, enne kui sa veel polnud sündinudki? Kas sa nõustud sellega, et ta armastab sind isegi siis, kui sa kordasid Aadama pattu ja said tema vaenlaseks? Õigus, Jumal nägi ette kõik sinu patud ja ebaõnnestumised, ent ta armastas sind ikkagi sama helle armastusega. Ta saatis oma vaimu äratama sind nägema, et oled kadunud hing ja vajad teda. Ta tõmbas su enda juurde oma käte vahelt. Et mina olin ka tegelikult kadunud hing, et aastat 8 tagasi ma olin veel, tegelesin jooga ja asjadega, et tahtsin ennast ära tappa. Seisan teie ees Jumala armust, et tõesti Jumala käsi oli seal vahel. Ja mu armas sõber, vend Tartust palvetas minu eest 5 aastat. Ja mõtelge, kui tohutu rõõm on mul temaga koos olla osaduses. Et ikka jälle igatsen jälle Tartusse minna või siis palvetan, et ta siia tuleks. Et see on midagi väga ilusat. Ta tõmbas su enda juurde oma käte vahele, kui sa tulid patu kahetsedes risti juurde, astusid ta tema tingimustest armastusse. Ta tõotas sulle: ma armastan sind siis, ma armastan sind praegu, ma armastan sind lõpuni. Kui Jumal armastas sind siis, kui sa olid sügaval patus, hoolis sinust nii palju, et saatis oma poja sinu asemel surma, miks peaks ta lakkama sind armastamast, kui sa komistad või ebaõnnestud? Niisugustel hetkedel peame meenutama, kuidas ta on lubanud meisse suhtuda armastusega, alastusega, kannatlikkusega. See on tema hauhiilgus ja meie võime ikka ja alati selle juurde tagasi pöörduda. Amen.
Siis on veel paar mõtet. Siis ma lugesin veel ühte raamatut John Bervet, et Lõpi hirmule. Olen seda varem ka lugenud, aga lihtsalt tuli nüüd esile see raamat uuesti. Ja ta kirjutab siin leheküljel 133. See on väga hea raamat muidu. Sa teenid seda ja kuuletud sellele, keda sa kardad. Kui sa kardad inimest, teenid sa teda. Kui sa kardad Jumalat, teenid sa teda. Sa ei saa karta Jumalat, kui sa inimest kardad, sest sa ei või teenida kahte issandat. Mattiuse 6:24. Teiselt poolt, kui sa kardad Jumalat, ei karda sa inimest. Ja siis need ekslevad mõtted, mis ma lugesin Wesley jutustustest. Seal oli päris palju, 52 vist, aga ma lugesin ainult mõned. John Wesley 52 jutlust, aga seal olid mõned, mis mul nagu kõnetas. Et ekslevate mõtetega on mul ka olnud tihti probleeme. Ega siin ei aitagi midagi muud, kui Jumalaga ligi olla ja et Jumala abi on vaja selles. Sest enamasti need ekslevad mõtted, John Wesley on ka siin kirjutanud, et nad on ikkagi patused, kui nad ei ole Jumala poolt. Muud mõtted ongi üldiselt maailmast. Aga ta kirjutab päris selliselt karmilt, et siin on nagu, kui sa mõtled ekslevaid mõtted, siis sa oled nagu ebajumala teeneja. Sa küll otseselt ei kummarda mingit kuju ega mingit pilti ega midagi, aga sa mõttepatud, sa teed mõttega pattu. Ja see on üks asi, millega mina võitlen ja usun, et üks päev Jumal vabastab sellest täielikult ka. Et südamest ja mõtetest tulevad need. Ja siis mul on üks palve, mis mind siin ka sellest samast raamatust Lõpi hirmule. Siin lõpus on üks palve. Et Isa Jeesuse nimel ma palun, et sa annaksid mulle oma armastuse ja tarkusega uut jõudu. Palun anna mulle andeks, et ma olen raskel ajal sinust taganenud, et säilitada oma mugavust ja turvalisust. Issand Jeesus, ma otsustasin täna end salata, võtta oma rist ja sind järgida. Ma olen sinu sulane, ma võtan vastu sinu armu, mis annab mulle väe, et rääkida sinu sõna ja teha sinu tahet, täie julguse ja armastusega. Ma teen lõppu igale hirmu ja kontrolli toovale sõnale, mida kas mina või keegi teine eales minu elu üle on rääkinud. Ma teen lõppu inimese kartuse haardele minu elu üle. Te rüvedad pimeduse vaimud, ma alistan ennast Jumalale, seisan teile vastu.
ma ei anna teile oma elusruumi ja käsin teil lahkuda minu Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama, ainsale Jumalale, meie päästjale, olgu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi kirkus, ülistus, üllus, võimus ja meelevald enne kõiki aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni. Aamen. Juuda 24-25. Et see oli siis lühidalt kõik, aga et ma siis palvetan. Issand, ma tänan sind eelkõige selle ülistuse eest, mis oli enne jutlust, kui ma tegelikult ka kartsin siia tulla ja Issand, ma tänan, et sa andsid selle õige sõna, mida kogusele öelda. Issand, ma tänan, et sina juhid ja siis tuleb see õige sõnum ja see tuleb põlvede peale. Issand, ma palun, et meil oleks aega rohkem põlvede peal olla. Meil oleks aega sinule läheneda, Issand. Meil oleks aega sind tundma õppida. Et me ei peaks ütlema, et Issand, me ei olegi sinuga koos olnud, et me oleme täiesti eemaldunud, Issand. Ma palun, et sa hoiaksid meid endas, Issand, et me kindlalt aluselt ei kõiguks. Ja puhasta see kogudus, Issand, ma palun sinu armastus kätt, sinu väge ja sinu juhtimist selles kõiges, Issand. Aita, tule appi. Aita olla koos sinuga nagu Eenok, nagu ma olen ise palvetanud, Issand, juba mitu aastat. Ja aita meil lõpuni vastu pidada. Kui maailmas lähevad olukorrad karmimaks ja kui me praegu ei suuda, siis kuidas me suudame siis, kui pommid lendavad ja nälg on ja mis iganes. Issand, ma palun, et me juurduksime sinusse, Issand. Et sinu sõna saaks elavaks, et see oleks igapäevane leib, iga sekund, iga tund, iga minut. Ja Issand, me palume, et ka sinu armastus rohkeneb vendade õdede vahel, Issand. Kurat seda väga vihkab, aga ma palun, et see rohkeneks veel ja veel ja veel ja veel. Issand, ma palun selle Jeesuse Kristuse võimsal nimel. Amen.